Tere head vaatajad Tallinna Televisiooni uudiste lühisaatest. Teeme sissejuhatuse tänastele 7. mai päevateemadele. Jordaania kuningriigi parlamendi liikme sõnul on Eesti Energia neid alatult petnud. Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare sõnul esitas Tunne Kelam Postimehes ilmunud arvamusloos mitmeid valeväiteid tema toonase valitsuse aadressil. Ühistuliste ettevõtete suurimaks tugevuseks on pankrottide üliväike arv, ütles E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas. Eestis visiidil viibiva Jordaania kuningriigi parlamendi liige andis hävitava hinnangu Eesti Energia tegevusele Lähis-Ida riigis. Eesti teadlased on senini sellesse enam kui skeptiliselt suhtunud. Tuletame siinkohal meelde, et ambitsioonid olid tugevad nii Jordaania põlevkiviõlitööstuse kui ka elektrijaama osas. Teostuna on sellest vaid elektrijaam ja sedagi vaid pooles ulatuses. Eesti Energia vaikib nii kulude kui ka tulude osas jonnakalt, seega selles osas selgus puudub. Jordaanias ollakse probleemist teadlikud ja öeldakse otse, et lubadused lubadusteks on jäänudki. But till now nothing happened. We are upset from this and we are looking forward to solve their problem as soon as possible, that we can see something in the earth, because we need this and we make our strategic plan that we will have it in 2015 and 2016 and 2017 about 90,000 oil barrels a day. And that it will solve our problem or part of our problem in Jordan. But till now, nothing happened, and we are sad that they didn't do anything till now. Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare sõnul esitas Tunne Kelam esmaspäevases Postimehes ilmunud arvamusloos mitmeid valeväiteid tema toonase valitsuse aadressil. Savisaar kirjutab oma arvamusloos, mille avaldamiseks Postimees ruumi ei leidnud, et kelamlased-laarlased on 2 aastakümmet püüdnud röövida rahvarinde valitsuselt rolli, mida see mängis Eesti ajaloos. Inimesed, kes mäletavad vahetult toonast aega, teavad täpselt, et võideldi Eesti eest ja Moskva vastu. Eestile iseseisvuse toonud rahvarinde valitsusse kuulus teiste seas ka helilooja Lepo Sumera. Välisministri ametit pidas president Lennart Meri. Kelam ütleb, et Savisaar ajab poliitikat, mis vastandub Eesti huvidele. Küsin aga vastu, et kas Keskerakonna poliitika, mis kutsub looma Eestis äraelamist võimaldava euroopaliku palgaga töökohti, vastandub Eesti huvidele? Kas tasuta koolilõunad, mis Keskerakonna initsiatiivil sisse viidi, vastanduvad Eesti huvidele? Kas tasuta ühistransport, mis leevendab raskel ajal perede, eriti paljulapseliste perede olukorda, vastandub Eesti huvidele? Kas munitsipaalelamuehitus, mida nüüd tahetakse arendama hakata valitsuse tasemel, vastandub Eesti huvidele? Eestis on ühistuline tegevus tõusnud hetkel avalikkuses esile seoses Tallinna linna ühistupanga loomisega. Sarnast ettevõtlusvormi on Eestis rakendatud peamiselt põllumajanduses. Üheks tuntuimaks näiteks on piima töötlemisega tegelev E-Piim. Ettevõtte juhatuse esimehe Jaanus Muraka sõnul on ühistuliste firmade suurimaks tugevuseks pankrottide üliväike arv. Ühistutest rääkides võib välja tuua selle, et tegu on ettevõtlusvormiga, mis on levinud eelkõige arenenud demokraatlikes riikides. Ühistud tekivad teatud kindlatesse valdkondadesse. Eriti siis, kui mingil suurel grupil inimestel on ühesugune vajadus ja ühesugune sund midagi nagu koos teha, ja siis just selle tegevuse juures just selline ühistuline ettevõtlusvorm, kus igal mehel on üks hääl, mitte ei ole hääled ei jaotu aktsiapaki järgi, vaid iga mehel on üks hääl, on osutunud kõige efektiivsemaks. Ühistud on levinud mitmetes valdkondades, kuid kõige sagedamini kohtab neid nii-öelda maaäridega seotud valdkondades, nagu näiteks põllumajandus. Arenenud riikides üle poole kogu piimandusärist, piimatööstust, turustust kontrollivad ühistud. Eriti palju ühistuid on just Skandinaavias, siin Soome, Rootsi, Taani on absoluutselt ühistute peal baseeruv põllumajandus ja ka metsandus, metsaühistud. Ja samamoodi ka hoiulaenuühistud või pangaühistud. Et ka pangaühistud on Skandinaavias väga palju ja ka Euroopas väga palju, igal pool. Itaalias, Hispaanias,
Võib-olla sellised suuremad ühistupangad on Raiffeisen Bank, on Austria ja Saksamaa pank, mis on väga suur ja võimas internatsionaalse haardega. Ja Hollandis väga kuulus pank Rabobank. Ühistuid eristab teistest ettevõtlusvormides see, et nad ei ole niivõrd tundlikud pankrotide suhtes. Nad ei pankrotistu või pankrotistuvad üliharva. Ja see on ka see nende tugevus. Et kui me toome näite, et kui kõik ise on osanikud mingisuguses äris, et kui kõik talumehed müüvad piima oma piimatööstusele, mis on nende osanik, siis nad ühiselt ka katavad neid tururiske ja ühiselt elatakse üle need rasked ajad lihtsamini. Et iga ettevõtte ja iga ettevõtlusvorm, tema tugevus saab kontrollitud läbi kriiside. Headel aegadel on kõik kõvad ärimehed. Rääkides ühistulise ettevõtlusvormi kitsas kohtadest võib välja tuua selle, et paljud peavad ühistute otsustusprotsesse aeglaseks, ehk nad on oma otsustes konservatiivsed. Kuid me arvame, et see konservatiivsus võib ka kasulik olla. Et kui me siin just räägime, et ühistud miski asja pärast ei pankrotistu, eks see ole ka selles konservatiivsuses peidus. Ühistud omanike ring või osanike ring või liikmete ring on alati väga-väga suur. Et siin Skandinaavia ühistutes kuulub sinna 10 000 inimesi või farmereid või metsamehi, kes omavad mingeid lanke. Ja kuna see omanike ring on nii suur, siis ka otsustusprotsessid on suhteliselt aeglased. Kuid see väldib loomulikult ka võib-olla siis valede otsuste tegemist, et teatud tingimustes nõrkused on tugevused ja tugevused on nõrkused. Kuid miks Eestis siiski ei ole ühistud veel levinud? No eks on meil omal 2 kõrva vahel kinni, mis ta muud. Tallinna linna loodava ühistupanga käivitamisele pööras tähelepanu ka tänane Eesti Ekspress. Eesti Ekspress tõdeb, et konkurentsi kasvatamise eesmärgil on uus pank Eestisse kindlasti teretulnud. Pangalitsentsi saamise üks olulisemaid eeldusi on aga tugev omanike ring, et vajadusel oleks võimalik kapitali juurde panna. Ajaleht tõstab esile ühistupanga asutamist ettevalmistavat Taavi Aasa. Tallinna abilinna peal on suured kogemused Põltsamaa piimaühistu taastamisest, millest kasvas välja väga edukas ettevõte E-Piim. Eesti Ekspress lisab, et samasuguse umbusuga nagu ühistupanga loomisesse suhtusid oponendid ka tasuta ühistransporti, mis Tallinnas aga edukalt toimib. Tallinna Ettevõtlusamet korraldab homme innovatsioonipäeva, mis on suunatud eelkõige kasvule ja ekspordile orienteeritud ettevõtete juhtidele. Tallinna üks uuenduslikumaid objekte on 2 aastat tagasi Lennusadama angaarides avatud muuseum. Innovatsiooni puhul arvatakse tihti, et tegu on millegi keerulise ja kaugega. Levinud on seegi arusaam, nagu oleks innovatsioonitegevus ettevõttele või asutusele kallis. Innovatsioonipäev saab Tallinnas teoks esmakordselt. Linn tahab innustada ettevõtjaid nägema uusi ärivõimalusi ja kui vaja, siis oma tegevussuundi muutma. Ma toon kas või ühe näite, et näiteks kui sa küsid, et kas meie valgussüsteem, näiteks tänava valgussüsteemi lülitamine Tallinnas on innovaatiline või mitte, siis hakatakse mõtlema, öeldakse, ei, no ei saa olla. Tegelikult on, sellepärast, et meil reguleerib arvuti seda, et vastavalt sellele, kuidas siis valgus muutub, läheb siis ka meil tänavavalgustus käima või mitte. Innovatsioonipäeva peaesineja on Taani konsultant Stefan Lindekaard, kes räägib tegutsevate ettevõtete näidetel innovatsioonist. Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk viib läbi praktilise töötoa. Koolitus saab teoks Raja tänava ettevõtluskeskuses Mektori. Innovatsioon pole aktuaalne ainult äris. Avarad tegutsemisvõimalused on tänapäeval siin muuseumidel ja turismiobjektidel. Kõige innovaatilisem ja uuenduslikum siin minu selja taga on see hoone ise, vanad Lennusadama angaarid. Lennusadama tegevjuhi Ott Sarapuu sõnul peab ajaga kaasas käima külastajate kasvunumbri nimel, aga see tähendab enne kõike raha, tuleb pidevalt uusi ideid genereerida ja teoks teha. Mille üle ma olen väga rõõmus ja uhke on see, et need asjad on kõik, mis Lennusadamas on välja mõeldud Eestis. Et me ei ole teinud ühte muuseumit Eestisse, Eesti meremuuseumit, tuues siia suures koguses mujalt Euroopast või Ameerikast mingeid lahendusi. See kõik, mis siin näha on tegelikult Eesti lahendused ja see on see, mille üle võib uhke olla.
küll aga loomulikult muuseumitega käib kaasas see asi, et muuseum on oma olemuselt ju tegelikult ajalooline ja muuseum on oma olemuselt mingit ajalugu edasi anda. See tegelikult ju nagu ühelt poolt tähendab seda, et ei saa liiga innovaatiline olla, eks ole, et see muuseumi mõte on ikkagi rääkida ju ajalugu ja tutvustada inimestele mingi kultuuripärandit. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu peab ennast innovaatiliseks meheks ja pealingi püsib tema meelest uute mõtete teoks tegemisel esirinnas. Tallinn on väga innovaatiline, et väga palju neid asju, mida tänapäevaselt praktiliselt kasutatakse ja inimesed võib-olla ei oskagi seda siduda, nii siis see on, Tallinn on innovaatiline, Tallinn on roheline ja Tallinn on väga keskkonnasõbralik. Mõtle, katseta, käi ajaga sammu, ole innovaatiline, siis tuleb ka tunnustus ja raha. Nii lihtne see ongi. Eeloleval ööl tuleb pilves ning vihmane ilm, puhub ida- ja kagutuul kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on +4–+6 kraadini. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma. Puhub edelatuul kuni 9 meetrit sekundis ning soojakraad on 10–13. Reede öösel on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on +5–+6 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma, puhub lõunakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on +12–+14 kraadini. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuul kuni 6 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on +7–+9 kraadini. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on +13–+15 kraadini. Lühiuudised lõpetavad, ent oleme eetris taas kell 8 uudiste põhisaatega, kus räägime ühistulisest tegevusest ka pikemalt. Kohtumiseni!